Oleme taas kord otse-eetrist Argo Petangihallist. Finaalmäng number 2. Alust. Kui esimese hallin pani peaaegu põhist auki, oligi, siis teise kooli pani ilustis nende kõrvale lukku. Ja Ivar liigutas Nadi ja nüüd Nadi on enda kooli juures. Olavi? Ole. Muidu ei jää rahvale ilusad visked peale. Ja Igor teeb super asetuse. Ja ilmselt pani selle kooli esimeseks. Paneb sinna superkooli. Aga ei tulnud. Peale.
sellest. Nii oli. Ivar võtab 1 punkti ja läheb teist finaalmängu 1-0 juhtima. Ei hiilinud. Snadi jäi sisse. Täpselt piiri äärde. Ja Igor asetab täpselt Snadi kõrvale. Enn näitas talle muidugi 30 senti Snadi ette kuskile, aga ega siis Igor ei rahuldu nii kauge asetusega. Toimub tihe arutelu, mida teha. Ja arutelu lõppes sellega, et Olavi läheb seda lööma. Pikk maa. Ja suuna pealt ära.
Ai, Snadi ja Kuuli vahelt läks auti. Ja jääb sisse. Jääb päris heaks kuuliks. Ja Ivari tiim läheb lööma. Jääb lühikeseks. Täitsa lühikeseks jääb. Ja Igor läheb asetama kuuli, ta on viimane kuul üldse. Et nüüd on oluline, et ta Snadi välja ei viiks, sest neil on üks punkt peal. Ja jääb lühikeseks ja Enn võtab siit 1 punkti. Seis on 1-1. Ja Ain paneb esimese hea asetuse. Ja Mati paneb parema. Kõik on videolindil. Mati saab vaadata 4 korda järgi õhtul oma viskeid. Enn, kes esimeses mängus väga hea protsendiga ei löönud, nagu siin oma ala professionaalne kommentaator ütleb, siis kuidas on teises mängus. Jätab selle 40 senti lühikeseks selle löögi. Kas peaks tegema lööja vahetuse? Ei tea. Ja nüüd jääb lühikeseks. Nadi liigub, aga on lühike. Enn andis Ainile juhised kätte, mida Ain tegema peab. Ei tea, kas see õnnestub tal. Ja teeb enam-vähem asetuse oma kuul paremaks. Ja siis enda teine kuul läheb siis otse Mati kuuli taha. Piima panin ja mustikaid. Kodustus hakkas. Ma tahan proovida. Oodake, ma hakkan siin vahepeal ikka tehtud kooki sööma, ärge te kuskil ära kaduge vahepeal.
Olen tagasi, kõht on täis, lika tehtud kook, väga maitsev, mustikad, kohupiim, šokolaadikook. Soovitan soojalt kõigile proovida kunagi, kui teil see õnnestub. Mati liigutab snadi. Olav ei olnud sellega rahul. Neil on kaks. Igoril on 1 kuul veel. Olavil on 2 kuuli. Puudutab kõike, aga paremaks ei saa. Kõik puudutavad kõike. Jah, neil oli viimane kuul käes. Pole need kõmm laiali ja... On hea kuul, aga ei anna selles mängus midagi. Üks on peal. Ei mis seal võtta. Ei, nad mängivad sinna. Oma vihta ja oma lööb selle parima vastase minema. Käisid snadi ei lähe nii. Jaa. Ütleme niimoodi, et ikka kuule seal puntras on, pigem on, 2, 4, 6, 8 kuuli on niimoodi, et kui snadi nüüd liigub kuskile, siis võib suur pahandus majas. No, liigutaski, aga mida ta tegi? Meie siit ei näe. Meie siit ei näe, 1 on kindlasti ja teine on ka 2 punkti. Suurepärase asetuse jälle. Ja 1-3 on selle mängu seis. Ain tõstab rõõmsa näoga punkte juurde. Ain ja Enn ja Igor on läinud juhtima teist finaalmängu. Et tõotab tulla põnevust selles mängus. Nii, Ain paneb siis nadi piiri äärde, aga kahjuks see on reeglite vastane. Ain nüüd Mati paneb ja nüüd paneb sinna, kus talle meeldib. Ai. Ain jättis selle kuuli kätte kinni. Mõtles üle. Ma võin öelda teile, mõtles üle. Tahtis liiga hästi panna. Taamal näete ka 3 väga elegantset daami, kes on siis Ivari tiimi toetajad. Vahepeal plaksutavad, vahepeal kiruvad. Nagu fännid ikka. No ja Mati paneb snadi juurde, Pole raske koht. Teeme nii, et pani õige koha peale snadi endale. Pole raske koht, ütleb Mati. Mati saadab Kasparile tervitusi. See oli põhimõtteliselt lukku minemas juba ja naks enne kuuli keeras paremalt mööda. Ja nüüd. Kaspar, sa tulid alles praegu vaatama, et Mati saatis sulle enne tervisi muidu, et ma siis ütlen edasi, et olla tervitatud, Kaspar. Nüüd just tuli. Mati teab, kuhu ta paneb.
et mul on tore, et 24 inimest vaatab seda, et paistab, et ka teile meeldib laupäeva õhtune huumorinurk Eesti Bettangi veteranidega. Mis Saalis, meil ikka jõuab kõige rohkem mängida, ikka veteran. saalis on lõbus, saalis on suhteliselt soe, enne oli 18 kraadi, nüüd on 17 kraadi. Nagu te näete, kõik siin on õnnelikud ja rahul. Oi. Ai, sellist asja me täna väga palju näinud ei ole, kus Igor niimoodi eksib. Ja eksib 2-ga. Ennul on üks kuul käes. Ma tahaks öelda, et Ennul on pahandus. Et viimane kuul 60 senti ruumi ja vastastel peaks olema minu lugemiskohaselt veel 4 kuuli käes. Ivaril 2, Olavil 2. Aga enne ei alasta. Vist läks üle. Läks natukene üle, kuna snadi liikus, aga pani väga hea kuuli ja võttis ikkagi asetusruumi ikkagi. No, väga palju vähemaks. Tervise show mehele lihtne võist. Tervitame, kui tuleb siia poole. Anname Kaspar su tervitused Matile edasi. Oli lubav. Ütleme lubav selles mõttes, et tegelikult see oleks ära nokkinud, kui ta oleks olnud suunal, aga ta oli 5 senti kõrval ja jooksis täpselt mööda. Noh, vana hea klassikaline Ivar, vaatame, mis teeb. Ilmselt. 2-st 1 paneb ikka sisse. Kindlalt. Sõidab veel selle 1 pihta seal taga Ja toob ruumi juurde. Lihtne mäng on see petang. Võta kuul, lase käest lahti, pane lähedale. Ma ütlesin, ma oleks jälle teeninud. Põhimõtteliselt, kui Lika oleks siin täna mingi ennustusvõistluse teinud, siis ta oleks rikas juba. Kõigetele inimestele panustada. Just. Ai, ära kaldus, ära käänse. Ära kaldus, jah. Muud midagi. Nagu võroka ütlevad, et ai, ära käänse. Kaugus oli ideaalne lihtsalt. Vajus ära enne. Ülelööki pole mõtet teha, jääb lühikeseks, tõmbad oma maha. Tõsi, Mati on teadja mees. Viskas kulda suust praegu. Ja asetus. Viimasega ikka ei lööda, nagu öeldakse õige mängijad, päris viimasega lööma ei lähe. Viimasega lööma on ikkagi pahandus. Siin võib pahandus juhtuda. Olav tundub olevat endas väga kindel. Ja lõigi täpselt sinna, kui Mati näitas 0,5 meetrit üle kuuli. Ja sealt lühikeseks jätta. Viimasega väga riskantne. Väga riskantne. Aga see tõi selle, et seis on 3-3. Ja mängijad. Paksude näppude voor. Siin on midagi Aigarile väga naljakast. Aigar, kui sa vaatad, siis praegu on väga naljakas, sest seis on 3-3. Kes trennis käib, see teab. Palun. Pange peale.
ai, Mati eksis. Kaugus ja... Mis ta siis ma ei... Korra tööle, aga ei läinud vist juurde. Mõned saab selle setti ka teha. Ja Igor paneb pikaks. Viimased 3 Igori asetust ei ole toonud edu. Ütleme nii, et nagu eestlastele kombeks see käib tõusude ja mõõnadega see mäng. Aga siis tuleb ain. Tuleb nurgast ain. Nurgast tuleb ain ja nii ta on siis. Tervitame Aigar sind ka. Ja nii. Olav leidis kuskilt taskust löögi, mis oli tabav. Kuulide seis 2-2. Aga ei jäta. Paneb samasuguse asetuse. No, Marks, võime öelda siin, et ega see lööjate protsent on tõesti nii madal, et Vinnil on see võitude arv ikkagi 2 turniiri peale kindlasti suurem. Aga on ka väga tähtsad mängud ja närvid. Närvid. See näitab, et ikkagi asi on pingeline. Ohoo. Te näete. Ja Ennul täna need löögid ei lähe. 37 oli siis mängist. Jah. Mõtlesin, et on 3 tundi aega eelmist rekordi lüüa. Äkki saavad hakkama ja löövad rekordi. Arutelu on, kas täna mängitakse kauem kui eelmine kord. Eelmine kord lõppes mäng 10-15. Nii et me oleme sinna põhimõtteliselt 3 tundi. 3 tundi ainult ja 3 tundi. Ja 3 tunni kaugusel. Nii, Igori asetusel läheb pikaks. Paneme pöidla pikku ja... Nii, seis on siis selline, et Ennu tiimil on 1 kuul käes, vastastel on käes veel 3 kuuli. Ja Enn teeb suurepärase asetuse. On küll teine, aga on ilusti lukus, ees on veel ainikuul, nii et asetada on päris keeruline. Kas minna seda esimest lööma? Spetsialistid ütlevad, et nemad läheksid. Ainikuuli peaks lööma. Ainikuuli peaks lööma, jaa. Siis saab selle eest ära, saab snadi peale mängida. Aga spetsialistid ise muidu on väga kõvad lööjad. Üleüldse. Teoorias eriti kõvad. Jah, kõige kõvem. Praktikas ma ütlen, et pigem mitte nii kõvad. Ja paistab, et ka nemad teevad nii. Need eksperdid arvavad sama. Aga pea lööks siis.
ette maha ja põrkas üle. Paistab, et see võis olla ka natukene suunalt ära, kui meie siit vaatame. Ja kui sellise kõlksuga oleks sinna pihta läinud, siis ei oleks ime, kui see oleks esimeseks läinud. Aga lõppkokkuvõttes võime öelda, et kavalar rebasil Ivaril on veel 2 kuuli, nii et meial ei tea, mis siit veel tulema hakkab. Kas võtavad ühe ära? Ma ei usu, et võtavad. Ivar ei võta. Ei võta. Tema ütles, et seal on 2 kuuli mahu kindlalt veel sisse. Seal on ikkagi nagu... 2 kuuli kindlasti, kui mitte... Tal 3 ei ole. Seal 2 vahelt läbi, täpselt, ei no, tema Ivar on ikka sealt võtab 2 vahelt ja snadi edasi ja snadi kaasa. 2 vahelt snadiga edasi. Just, Ivar. No just. Ikka. Ivar sealt tulebki. Ja see ongi Ivari pool. Ivar läheb hoopski lööma. Aga hops läheb lööma? Jah. Äkki jääb? Jääb. Liigub natuke edasi. No. Oi. Praegu siin oli õnne. Ütleme nii, oleks põhimõtteliselt võinud oma minema lüüa. Maha tõmmata, et... Ai ja ütleme nii, et nagu Võroka ikka ütleb, ärke häänse lõpus. Oli juba põhimõtteliselt. Said ühe punkti ja aga 4-3. 4-3. Oli vist esimesena. On. Ivar. 4-3. Noh, tundub, et saime sellele suunale, kus on ühe punkti kaupa. Juba tuli kirm peale, et äkki võtab liiga kiirelt, saab see mäng läbi, et jah, tahaks ikka punkti kaupa minna ja 2 tundi mäng. Ei ole laupäeva õhtul midagi muud teha. Mis sa ikka teed nüüd? Sul on paper maha. Oi. Mati pani ajama. Enne ütles Ainile, et aega on. Ja Ainil oligi aega. Ja Ain pani sellise magusa huuli. Ütleme niimoodi, et vunts hakkas värisema. Ja väga enesekindel samm oli, kui astus ringist. Olavi on peale eelmist vooru natukene närvis. Teistmoodi tahtnud mängida. Aga kas suudab ennast kokku võtta? Teisest otsust juba minna, see jäi nii palju lühikeseks. Aga ikkagi meeter lühikeseks on peaaegu. Meeter 70, see ongi see, mis hüppab üle. Meeter oleks pealt olema, siis pumpsti pannud see korroon. Ai, ja Mati oma. Kas ta teab, kusest nägi? Tal prillid enda võiks näha. Kui need lihtsalt ilupärast. No vana kaval rebane. No, pane peakuuni. No see on hea. Ta pani selle väikese selle künkakese tagumisse serva ja nüüd on, ütleme niimoodi, et natuke on pahandust olnud. 1 kuul on 6 maha võtnud. Just. Ta on nagu pahanduse lõhna tunda. Ja Olavil jäi väga lühikeseks. Ütleme nii, et kaotab 5-le. Peaks selle ühe maha tõmbama, seda lukku ei ole. Ai.
laps. Ja nüüd on jälle lööma. Kaotab mitmest. Maha. Kuulid käest. Aini kergemalt. No väike, nii väike vahe on seal, vaata, et kui sa selle maha tõmbad, sul tekib nii suur ruum juurde, et sul see väikese selle nagu maa pressure kaob ära, et sa pead sinna väiksesse nagu lukuauku panema seda. 27 inimest, ei ole mitte midagi muud teha, aga kuule, täna on laupäeva õhtut, äkki peaks hakkama peole sättima, meigid, särgid, värgid. Kas ilusad on meil ka tänaval? Mehed ei ole täna või? Mehed. No nii, No nii. ära, suurepärane. Igor on, tundub, et leidnud ennast ülesse. Nii, ja Igori teine kuul. Kas paneb 2-2? No, ja paneb 2-2. 3 on peal. Ja 2 on käes. Ja 2 on käes. Tema minna 8-4. Ennult hea asetus. Väga kindla sammuga tuleb praegu kõik. Paistab, et Järvamaa mehed ja Igor on leidnud enesekindluse kuskilt tagataskust. See jääb lühikeseks, aga võtavad 4. 7-4 lähevad ette. Siis on 4-7. Et siin oli tõestus sellest, mida võib teha üks esimene asetus, mis on väga hea. Ei mängi. Mati, sind tervitati vastu ka. Mati, Tervitati. sind tervitati vastu ka. Kaspar tervitas. Vaatame nüüd, kuhu siis Mati jälle paneb, kuhu ta saab läheb. Eelmine kord Mati pani endale snadi niimoodi, et ta pani 2 tükki põhimõtteliselt, et snadisse kinni, jah. Mees teab, kuhu ta asetada suudab. Märgib snadi ära nagu kord ja kohus. Kuus pool, Mati tahtis 7 peale panna, pani 6,5 peale. Ja meeter lühike põhimõtteliselt. Mati on siis snadi panija. Ega ei ole midagi öelda. Meie paneme oma suu kinni ja ütleb nii, et eksperdid lõpetavad. Tegelikult ei lõpeta, sest nagu eksperdid ütlesid, et Mati paneb sinna oma snadi, kuhu ta suudab hästi asetada. Nüüd on küsimus, kas kohe lüüa. Löögiga on muidugi see, et snadi võib liikuda, aga ega sealt pressida paremaks on raske ja Enn lähebki lööma.
ja löök ja jääb ise ka veel. 2 maas, 2 peal. Võtke välja. Mati on väga tõsise näoga. Kas paneb teise hea veel? No paneb, no ei. Lihtne mäng, ütleb Mati. Mina tean, kuhu mina snadi panen ja sinna mina ka lähedale panen. Eks pane ilus. Taaskord küsimuste ja vastuste voor, kas lüüa või asetada. Seekord minnakse asetama. Mina ka ei oska vastata. Kasutu kuul. Tahaks See öelda. on täpselt see koht. Mingi lõpuni ründab. Aga vastan sulle. Muidugi meil on hea Hea targutada. targutada ja kui ise lööks ju, läheks ja lööks kohe ära ja jätaks oma ka asemel. Ainult jäägud. Nii, nüüd on mõttekoht vastastel siis, ehk siis Ivaril on 4 kuuli käes. Ennulu tiimil on 3 käes. Aga vana kavarrebanega Igor on näidanud häid asetusi. On eksinud. Voorud on hästi asjad. Aga on viimased voorud hästi asetanud. Ja teeb hea asetuse. Hea asetuse, aga Kas see läheb üle. vist natukene läks üle? Läks natukene üle. Tšip üle, jah. Enn läheb lööma ja siis on jätkuga on 5 pealt. Ja nii hästi jääb, et see tagumine ei liigu ka. Jah. Aga paistab, et nad asetavad. Ivar läks vahepeal fännide juurde küsima nõu. Äkki fännidel on mingisuguseid häid lahendusi pakkuda, kuidas tulla välja 7-4 kaotusseisust. Ja see on nii. Põhimõtteliselt paneb snadisse kinni. Praegu vaatan, et Olavi samm ei ole kuidagi kindel. Väga keskendunud ta igatahes on. Aga ei ole probleemi. Snadi ei liikunud ka. Ennu viimane kuu. Ennu viimane kuul. 1-3 vastu on siis kuulid. No ei ole. Ja paneb Enn hea kuuli. Kuhu nüüd asetada siis? Et põhimõtteliselt siis Ivari tiimil on seal 1 kuul. Ülejäänud ümberringi on Järva inimeste ja Igori kuulid. Aga minnakse asetama. Sai siis Aini kuulile pihta. Aga võib-olla sai nii palju nüüd eest ära selle, Ja, et ei sega enam. saab juba asetada. Nii, siitpoolt. Sealtpoolt. Ai, läks pikaks. Aga läks pikaks. Nagu öeldakse, üks on hea. Üks on hea. Umbes. Siis on 5, 7.
parem punkt endale kui 2 punkti vastastele. On selle huvikatuse. Aga mis selle varblasega teed, kui ta sul peos on? Midagi ei tee. Nii. Oi, lühike on nüüd. Ma tahaksin öelda selle koha pealt, et tänane snadi viskamine on üks kõige keerulisemaid asju siin mängus. Ei saa üks, vaatame, ei kuhu saa nüüd paneb. Siis nemad lähedale saavad. Kas peab paika? Tavaliselt on see, et kui sa paned nagu käega, siis vastane alati peab snadisse. Aga siin on nagu vastupidi läinud. Sa pead teadma, Kuhu panna, jah? Kas see koht sobib Matile? Toon teerulli ka või? Pandi jäässe kohta. See ei seda. Ei ole vahet. Jah, ei ole vahet üldse. No, siinkohal tervitame ka Tiitu ja Annelit, kes täna Ergemäel võitsid võistluse. Rahvusvahelisel võistlustel Eestile väike esikoht. See oli veel sellel hetkel. Suur oli selle koha pealt veel üleval. Oleks pidanud olema allpool. Võttis tuule alla. See oli näha, et see lendab otse üle. Kõrvalt on päris hea haukuda meil. Vaatame, mis vana hea Igor teeb siis. Viimasel ajal pole jälle eksinud, on Oma ära teinud. No eks seal ruumi ka ikkagi on. Mahub sinna 4 kooli vahele. No tegelikult ega kaug. Kivi pealt PG kääns ära, jah? Lihtsalt suundaks natukene lappasse. Peame vist minema. Miks ta ei tööta? Miks ta ei tööta? No ta tegi magasi. Jaa. Sisse vahest ja siis seda Mhm. siis ta ei jää, tõmbab olema. Oi, Igor tegi hoopis teistsuguse viske. Lähenes madalalt ja tundub, et see hakkab mõõtmistehnika. Pane mulle see tasku. Igori kuul on peal. Pannakse Mati asetama sinna. Mati küll arvas, et võiks kohe maha lüüa selle kooli. Aga ei. Tiimi ühine otsus, et Mati läheb asetama.
kuuli on siis ikkagi lähevad lööma. Ei jõua konsensusele üldse nad siin vahepeal. Ja kõik on siuke 70 sentimeetrit lühikesed, et natuke hästi vähe aga see on okei. Ivaril ainult üks asi vaja teha, asetada täpselt Igori kuuli lukku. Aga ära läheb. Olavil on ka 1-2 kuuli on neil veel ja vastastel on siis 4 kuuli käes, 3 kuuli käes. Üllatav oli see praegu. Valusa asetuse. Laiutab käsi, et oli siis raske või? Noh, mis seal keerulist on? Kõige valusam koht on see, kui see omal tagant peaks ära minema, siis kõrvalt mööda. noh, ütleme, et parem kõrvalt mööda kui oma maha nõus. Vanapetangi vana sõna. Parem kõrvalt mööda kui oma maha. No õnneks pakun sama selle peal. Parem mööda kui oma maha. Kui sealt maha läheb, siis on 3 kohe peal. Tõenäoliselt tuleb Olavi kuuli pihta panna kõps või siis snadi liidu. Ai. Ja ise. Seis on juba 6-7. Saimegi selle punkti laine peale jälle tagasi. Jah, 6-7. Lased ei võtaks rohkem kui üks punkt korraga, jah. Muidu saab äkki liiga vara koju. Jah. Veteranidele meil meeldib mängida pikki mänge. Enne julge enam pannagi tõesti, sellepärast et Matil on muidu selles suhtes, et ega siin siis ma ei tea, kas siin üldse mõni snadil ise on nagu õige kanda. Pärast vaatame järele, ei mäleta. Teiselt poolt joont ära selle. 5. väljakult tehti auk ära, aga mängime 4. et see läks meil natuke sassi läheb vahepeal. Ei ole lugu. Ei heiduta see matsi. Et Ennu tiim on nagu parem, et Igor teeb omale koha ära, Enni näitab talle, kus see oli, aga Mats teeb koha ära, siis ta pole õrna aimugi, kuhu ta selle koha tegi. See koht ei toitnud. See läks kaugustesse, ma näitan teile ka, kaugustesse läks see.
No nüüd ei ole probleemi. Tervitame siinkohal Toomas Olet, kes ütleb, et prof 2 korda ei eksi. Kõik visked on ikkagi väga-väga lühikesed. Praegu ikkagi Olavi löögid on pigem kõik jäänud sinna 50–70 sentimeetrit ette. Praegu, jah. Vahepeal ta pani päris hästi, jah, aga praegu on selline. Nüüd, ai. Augus oli ideaalne. Kõrvalt maha. Pool pisivahendust juba Hakkab tulema, jah? Aga Vinni paneb hea kuuli. Kas Ivar suudab sinna luku panna? Tahtsin seda öelda, et sinna ju mingi lukk ka mahub. Ikka mahub, jah? Seda me ütlesime, see oli täpselt see. See oli see koht. Piisa said küsida, et kas Ivar suudab sinna lukku panna. No lukku ta ei pannud, aga lihtsalt põhimõtteliselt pani jätu. Vaata ja imesta. Enne ei tahas nadi välja lüüa nüüd. Sest meil on 4 kuuli ja vastasel on 1. Kuidagi ei taha seda snadi sealt. Oma kuuliselt veel kaugemalt. Nii. Ain pani kuuli põhimõtteliselt auti. Kõige kaugemalt. Ja see jäi kätte linna. Noh, ikka klassikaliselt. Ühe tiivi üle paned 2 meetrit üles paned teisema lühikeseks. Tõmbad hooga maha ja kõik. Ei liida ette üldse. Täiesti ise täpselt samamoodi visanud. Praegu see on olukord, kus ühe meeskonna pahandusest sai teise meeskonna pahandus. Just. Peab enne lööma, isegi tead. Oma maha maksab. Aga ei võtab puhtalt ära, ei mingeid jutte. Neil on 1 veel peal. Aga ei. On. No nad ei tea, kas see külg on peal. Ja Ivar tegi 8 selle ilmselt. See oli Ivaril hea asetus. Tõmbas 2 pealt. Ja Mati oma on ka nüüd seal. Parem veel. Noh, ütleme, et esimene kolmas on siis Ivari omad. Ega enne Lüüa kaset või eksib, siis Ja teeb asetuse ja see on kindlalt esimene. kindel esimene. Aga noh, Ivaril on. Ivaril oleks 12 kuuli, siis need ka mahuksid sinna veel. Nad arvavad, et see ei ole üldse peagi veel. Meie siit arvame. Siit
kaugemalt meile tundub. Ei no kui enne oli vahe natukene, siis see kuul on ikka nagu ja nüüd Ivar läheb lööma. Aga võib juhtuda ka, et muidu tead, et see külgmine seal, see on oma. Jah, seda me ka teame. Oi, otse oli küll täpselt. Enn võtab siit ühe punkti ja läheb 8-600 kohtumist juhtima. Aga õnneks käib ühe punkti kaupa, nii et kõik on plaanipärane. Jumala eest ei saaks siit mitte korraga liiga varaluda muidu ära. Sest praegu me ikkagi oleme kella 10 pluss graafikus, jah. Praegu tuli meelde. Kunagi pole hilja. Ütleme niimoodi, et tulistamise teine harjutus. Vaatame, mitu punkti saab. 5-3-1. Või 0. Saa öelda, kaugus oli täitsa hea, jah. Ei olnud 50-70 senti ette maha, aga suuna pealt lappas ära. Aga noh, Mati jaoks on ruumi. vaatajarekordid ka tulevad, 29. Enne oli korra 30. Oli. Eks see maiuspala siin alles tuleb, et see on ju meil Kaani on aega veel. See on meil alles teine mäng, nii et üks tuleb. On võimalik, et tuleb üks veel. Eks meie ootame, et ei saaks üle 1 punkti, et siis... Vajus ära. Pani hea. Oli snadis kinni see asetus seal. Aga no, siin on vähemalt see koht jälle, et tundub, et üle 1, et minu arvates nad võiksid juba kokku leppida, et lähme siit edasi, üks saab 1 punkti ja... Kivipaberkäärid, tiim 1 punkti saab. Lähe edasi. No läks mingisugune paar milli läks, aga ei läinud. Natukene, aga... No nüüd oleks vaja lihtsalt kaitsta, ei ole... Ei peale vaja lükkama minna või midagi ei ole vaja lükata, nüüd on isegi võib minna, üle läheks, üks taga ka oleks. No just seda ei ole vaja teha, aga on esimene. Nii. See on nüüd siis esimene. Aga see on täpselt suunal. Nüüd on see teine viskeharjutus. Ei ole, mitte üle kuuli, neil on ju muidugi.
taga ja Jaa. ei löö ära just. Tal on keskmist vähe lüüa praegu. Uus harjutus. See on nagu 3 kuuli, 3 harjutus. Muidugi. Et meil on nagu 5 kuuli käes. Vastastel on pealt ühed. Ja ütleme nii, et vaadates seisu võib mäng läbi saada. Ehk siis 8 kuus on hetkel enne. Aga meie ei saa läbi saada. Aga ei tule. Ütleme siis nii, et üks selline 11 vooru lugesin ära, peaks veel olema selles mängus jäänud. Umbes. Ja nüüd on neil... Et üks on peal ja Ennul on... Üks on peal, Ennul on 2 käes. Aga ütleme selle peale, et tõusid Enn viimasega snadi välja ja viskaks, sest ei ole arvestatud selle poole. See ei ole sisse loetud meil. Jah, et siit peaks ikkagi mingi punkt ära tulema. No ei... Viimasega julgemalt ja snadi jaoks. snadi jauti. Siis jälle mängime. Ma ütlesin, Õnneks ei läinud snadi jaoki. Õnneks ei läinud Aga- snadi suunas. Aga 1 punkti voor oli. Seisuks on 6-9. Mati vaatab tablood. 6-9. Kas peaks taktikaliselt midagi muutma, on küsimus. Ei tea, kas peaks taktikaliselt midagi muutma. Ei tea. Kuidas tuua võit koju? Selge maal. Nonii, ja lõpus keeras veel snadisse kinni ka ennast. Te ei näegi snadist, snadi on täpselt kuuli taga. Ja jälle. 50 senti ette ja see ei aita midagi. Aga ma kutsun üles kõiki, kes tahavad järgmisel laupäeval mängida, et võiks ennast ära regada, et oleks natukene lihtsam organiseerida, kellel vähegi mõte on mängima tulla, et olge head, pange ennast kirja. Tuplite turniir 8. veebruaril kell 10 Arku hallis. See oli praegu see tehniline paus. Reklaamipaus. Aga ei. Pange lihtsalt, pakkige need asjad ära, ma ütlen teile. Mati võtab kuuli kõrvalt snadi. Ei oskagi öelda, Läheb kus ta selle kätte sai ja mis ta tegi, aga Tundus, et Igori kuul on snadi peal, vee aga vahepeal oleme ära unustanud, et tegelikult sinna mahub ju veel. sinna mahub. Üle, see oli valel ajal Uusalas.
ütleme niimoodi, et ripsas. Jah, kukkus nii palju kaugele, et kuidas ma siis ütlen, et tõmbas viimase hetkega natukene silitas kuuli. Vajus ära ja kohe uus järgi. Ja nüüd tegi pahanduse. Vaat see on nüüd pahanduse koht, sellepärast, et Ennul on ainult... Ennul ei ole kuuli. Või nagu Igor, Ennu tiimil on üks kuul ja siis vastastel on veel 4 kuuli käes. 114 ja 116. Need Ivari tiimil on veel peal ka kõigele lisaks, et saavad Igori kuuli kätte siit. Ütleme niimoodi, et see on nüüd, see oli pahandus, see oli suur pahandus. Ivari tiimil käes. Ja Igoril on 1. Neli on neil käes. Igorist väga tähtis isa. Ja teeb täitsa... Ai. Läheb ja vajub. Ütleme selline pool meetrit on ikkagi praegu asetamisruumi. No ruumi pigem on asetamiseks, jah. Olav ütleb, et mis seal rasket on. Pane sisse siia. No see asjad ära. Mis keerulist on? Nöörid või tuli eest ära. Ivar teab lõppise. Mati teab täpselt. Mati näitas käega, et minge eest ära ja mina tulen. Kas siit voorust saab keegi üle 1 punkti? See koht, kui Ivar paneb siia 1. Siis on löögikoht. Siis on löögikoht. Ivar saab hakkama selle. Nüüd Olav. löögikoht. 2 tuleb juurde ju. Aga enne peaks lööma. Enne oleks peal, nüüd oleks peal lööma, jah. Ja just ikka löögikoht. Ikka on löögikoht. Lööd ja jääd, saate 4. Või on jälle 1 punkti võtta. Löögikoht, jah. Eksperthinnang ütleb, et löögikoht, kuigi Ivari see kuul jooksis sinna taha. On järgmised kuulid tegelikult 2, no muidugi. Ei. Eksperthinnang ütleb löögikoht, 2 tuleb juurde. 2 tuleb juurde. Muidugi, 2 tuleb juurde. Ja löög tuleb veel kuule. Enne Ivari seda oleks. Enne Ivari viset oleks tulnud seda. 3. Seis on 9-9. See on Aigaril. Aigar, kuule, väike nali sulle. Seis on 9-9. Viigis. Nad just mõõtsid seda ju.
oli 112. ja See oli 112 või mingi selline. 14 ja 14 ja 16. Oppa, 3. oota, palju oli siis? 4 hoopis, meie arvasime, et 3. Oh, kuulge, andke te kõik andeks, seis on hoopis 10-9, ka eksperdid võivad eksida, tuli hoopis 4. Ja vaatame siis, mis seal toimub. Iseenesest see Ivari kuu kukkus selle otsa ja see viis Kaugemale, jah. Lükkas kaugemale, jah? Oli see koht. Silmad kinni pane lihtsalt ja liigub, et sealt oleks punktimäng olnud. Nii, seis on siis selline, et Matsi kuul on esimene, Aini kuul on teine, see jäi pisut lühikeseks, Enn lõi mööda, ehk siis Ennu tiimil on 2 kuuli maas, Ivari tiimil on 1 maas. Natuke näha kuskis, kui ma sellest esimese mängu võitis ka Ivari. Ja vaja 2 võitu. Et mängida homses finaalis. Ja et olla homses finaalis. Ja nüüd saab jälle lähemal, jah. Aga me ei mõtle maha seda häid asutusi. Ja mis nüüd seal toimub? Ei aitanud, Igor tegi väga hea asetuse. Läks siis Aini kuulile pihta, enda mai ka heaks, enda päikesel lindi kava. Et kas, aga ei. Ennul on löögiharjutus number 2. Ennu tiimil on käes veel 3 kuuli, igal ühel 1 kuul. Kaugus ja vasakult mööda. Ja nüüd tegi Ain tegi hea asetuse Igori kuuli vastu, Igori kuul esimeseks. Olav väga tõsiselt näoga. Lubas oma. Parem mööda kui oma. Vanad, kuidas me siis ütleme, ikkagi petangi eksperdid on rakkinud. Oi, see oli paha. No väikest kaitset on vaja. Kuulid on siis
Ennu tiimil 1 ja oleks pidanud ikkagi Ivari ühe korra veel lööma. ühe korraks nad veel lööma. Kindlasti. Aga noh, eks seal ongi üks enda oma ees, Jah. see 3 on ja üks on käes veel siis ja sai maha. Ja sai enda oma maha. 3 peal. Nüüd tuleb ära kaitsta. Võiks maha võtta, sest muidu on jälle Igoril on kuul käes, on võimalik veni võtta ja mäng enda kasuks otsustada. Ikka on 3 peal. Ütleme niimoodi, et peale Ivari ebaõnnestunud asetust Ennu pisarates nägu muutus rõõmsaks. Pingi pealt tuldi püsti nagu mitte veteran, vaid juuniorsportlane, eks ole. Elu tuli kuidagi tagasi. Kõik ei ole veel läbi. Väike lukk ja sinna mahub veel täpselt üks. Sinna mahub ilusti lukk. Lühike ei anna midagi. Ja läks ka sinna. Ja Nüüd on Igor. Võtta ära. Aga nüüd nad vaatavad, kui mitu peal on neil. Et kas see külg vaata, kuidas seal on, et 3 tükki vist on peal. Vist 3 peal. Ja üks sisse ja siis on saame rahulikult 3. mängu peale. Jah. Miks mul peab 9:30 olema läinud. Et siin ei tea midagi. Ma ilmselt ei lähe kuhugi, siis on hommikul vaja tagasi olla ja Jah. siis ikka ära. Nii, otsustab väga tähtis vise Igoril, Jaa. et võtta siit Võit. taaskord viimase viskega. Otsustava viskega, ütleme nii said poolfinaalist võidu Igor. Läks üle. Läks üle. Ja jääb 2. Seis on 10-11. Siis 10 on Ivaril ja 11 on Ennul. Kolm pealtkaotajat juba. Siin No ei olnud hullu. ei, ma tean, aga vaatasin need. Vaata need. Jah, sain aru. Jaa. See on vist kuskil. Ma panin, mis asja? Nonii. Mati pani snadi sinna, kuhu ta tahtis, ütleme nii tegelikult. Seekord oli tal mingi väike kahtlusmus, et vist ei saanud päris õige koha peale. Jah, sest tal kukkus veidi maha. Aga kas see teda takistab? Jah, seda saab kohe teha. Lähema minuti jooksul. See oli kohe nii väga vedelmiseni, et sealt ei olnud Sealt ei olnud oodatagi, et midagi paremaks tuleb.
kas me võime öelda, et praegu hakkab Ivari tiimil tekkima pahandus? Võib öelda. Et siin on pahanduse koht praegu. Ei. Võtab ennast kokku ja teeb selle asja ära lihtsalt. Täpselt ette maha ja natuke suuna pealt ära ka võib-olla. Ivari tiimil 4 maas, Ennu tiimil 2 maha. Ja taas lühike. 10 senti lühikene. 10 senti lühike ja natukene suunalt ära ja ei võta ära. Ain lööb kuuli maha, nüüd on kuulid 2-2. Kuulid on 2-2. Ja Ennu tiimil on peal. Meil on kahte vaja, et seda... Ja et mina ei tea isegi võib-olla sinna Ivari kuuli suunas minna. Et kui sellele pihta lähed, et siis läheb esimeseks, eks ole. Või jookseb mööda sealt ja esimeseks. Vastase kuuli pihta. Ja. Ikka jah, see tuleb asetust. Lühike ei anna midagi. Lühike on siin kohal ikka väga mõttetu. Ja just. On. On kindlalt. Täpselt see, mida eksperdid ka rääkisid, eks ole, pakkusid välja variandina. Ei ole midagi, julgelt oma peale läheb. Nüüd on Igoril 2 ja Olavil 1. Igoril vaja mõlemad sisse asetada. Löögiga on ohtlik ka. Võsest ka veel läheb, lööb enda oma minema. Ja siis viimane jääb kätte kinni, sest siis on juba päris. Ütleme nii, et eksperdid räägivad omadest kogemustest siin kohal. Ega mitte millegi muu pealt. Puhtalt oma kogemustest. Eks see mahtus on, eks Igor on ka löönud hästi, ega siin ei ole midagi. Ilmselt sinna 2 on jäänud täna. On jah? Oleks ta läinud veel? Ei ole veel vist 9, sest nad on viimased, või selles plokis. Ma ei ole mõtlesin. Ma juba ise tegin piruette juba peaaegu kaasa, ma ei niida poolt, see oli nii äge sõit. Ikka pisarad voolasid ikka, no ma ei tea, pool tundi vähem. On ikka hea kava tekida.
aga Igor ei alasta. Igor ei alasta. Ja siis ma ütlesin, et no nüüd tõmbas sellise, et keegi koperdab. Meie enda omades koperdab. Ja aga õnneks vaata lihtsalt nagu sammude peal, vaata ja et nagu mingi suva vahesammud. Aga jah, ma ütlesin, ma olingi täitsa õige, ma miks tuli palju. Aga noh, sinna on vaja Igori kuuli pihta. Jah. Jah, emba kumba. Lühike on mõttetu. Ükskõik. Oma pihta lükkab esimeseks, jookseb lukku. Sest ega see läbi ei ole mõni võetud. Kõik õige, kas või seda, et ruumi võtab vähemalt. Kõik õige nõrk, Õige. natuke nõrk. Aga võt, seal on seda hästi palju, seda klibu ka ees, see võtab ka päris vähe, palju hoogu maha. Kas nurkade mängu lõpetav pall on see? On küsimus. Me ei tea seda. See kõik on Igori kätes, kell on 20:14. Ei saa öelda, Olav tegi õige viske, aga natuke nõrgaks jäi see vise. Et ei olnud paha. Ei jooksnud lihtsalt suvaliselt kuskile tekki. See on mingi vana see. Praegune see, vaata lõi. Noh, tähtum ja ei alasta. No nii. See oli Kell on 20:14, nurkade mängu lõpetav pall tuli Igori poolt. Seis on 1-1, 5 minutit pausi, 13:10. Ivar, kas sulle